Tere päevast! Hea meel, et saame siin otsa vaadata riigikaitselise objekti ehitamise plaanidele. Ja hea meel on see, et me oleme sellest olnud siin vähemalt aasta jagu teadlikud. On varasemalt olnud kohtumisi, on nii valda kui kogukonda sellesse protsessi kaasatud ja tänane on ka üks osa sellest, kus siis saamegi ülevaate, mis seisus me täna oleme, kuidas sellega edasi liigume ja kõigil on siis võimalus siin ka kohapeal küsimusi küsida. Aga ma pikka sissejuhatust ei tee, mainisin seda, et seda on kogukonnaga koostöös tehtud ja Kaitseväe poolt on hea samm olnud siis ka võtta selle protsessi juurde täitsa kogukonna oma inimene ehk Steven Linkov, kes siis ka tänast tutvustust eest peab ja annab siis märku, kes lisaks veel kaasa võetud on. Et ole hea, Steven. Tere kõigile! Enne ma alustan korraldatud poole pealt mõned täpsustused. Et aega on planeeritud circa tund aega. Loomulikult küsimusi on rohkem, leiame lisaaega. Enne siit ära ei lähe, kui oleme saanud täiendavat selgust ühes või teises küsimuses. Ja kui me ei oska vastata, loomulikult võtame neid küsimusi kaasa ja kindlasti vastame. Veel kord, ma olen Steven Linkov. Täna esindan siin Riigikaitse Keskust. Olen Lääne portfelli juht. Nii nagu kaardilt näha on, kogu Lääne sektor on siis täna hiidlaste kontrolli all. Ja kaasa arvatud ka see, mida on planeeritud lähitulevikus teha ja kokku koosolekut. Olen palunud täna endaga kaasa siia Riigikaitse Keskusest taristuprojektide koordinaatori Kaupo Kaasiku. Tema põhiülesanne on see, et kohaliku kogukonnaga suhelda, just kui me räägime Kõpu Poosaarest, lähikondadest, kes seal on, maaomanikud, nende kokkuleppeid sõlmida ja nii edasi. Ja lisaks loomulikult kõige olulisema komponendi on siin kanda Kaitseväel. Selleks olen palunud kohale täna teile divisjoni ülema, Maar Pärna, kes saab vastata siis militaarvaldkonna küsimustele. Iga mees saab oma istumi juurde ja vastata sellele, anname ka siis vastuse. Tulles nüüd tagasi konkreetselt selle projekti juurde, sest sellest projektist on eelnevalt korduvalt räägitud, et täna seda üle kordama ei hakka. Kõik see varasem info, mis on aastast 2023 aasta lõpust olnud teada, on teil võimalik tutvuda uuesti vajadusel interneti ja vaadata ka üle YouTube'ist varasem kohtumine. Aga eelnevalt siis. Tegemist on siis projekteerimisega, et oleme planeerimas siis projekteerimist ehitust Kõpu Poosaarele. Selle projektil on konkreetne nimetus, kuigi me kõik rahvakeeles räägime sellest, et Kõpu radaripost, siis reaalselt meie jaoks on ta konkreetne projekt, millel on nimetus siis A1 ja selle alt see projekti ellu viimine. Perioodiks oleme planeerinud siis käesoleval aastal siis alates maist kuni järgmise aasta maikuuni on see ehitusperiood ehk circa aasta. Ja sellega tahame öelda seda, et järgmise aasta mai lõpuks on see objekt valmis ja nii-öelda töösse pandud, mis puudutab Kaitseväe poolt nii-öelda õhuseire nii-öelda monitoorimist. Tellijaks oleme meie, ehitajaks on siis Tartu ettevõtte Mapri ehitus ja eelnevalt on ka Mapri ehitus kohtunud ka vallaga, kui on jutuks olnud teie jaoks hästi põnev teema ja ka minu jaoks loomulikult, kuidas koju saada, et ka sellest hiljemalt saame rääkida. Aga põhiline ülesanne täna on teile tutvustada eskiisi, kuhu oleme välja jõudnud, mis on projekteerimisfaas ja mis on lähituleviku nii-öelda plaanid. Et oleksite selle kursis samas infoväljas ja see ei tähenda seda, et peale tänast kohtumist nii-öelda me kuhugi ära kaoks. Täpselt sama kaugel oleme, nagu oleme varasemalt olnud, kui on üks või teine küsimus üles keetkinud, siis oleme valmis neile kohe nii-öelda reageerima ja vastama. Aga siinkohal ma liiguksin edasi ja alustaksin teile nii-öelda eskiisi näitamist, et selle peale väga pikalt aega ei lähe. Meil on kõikidest ilmakaartist vaated olemas ja ka kohalike kaluritele meil vastus olemas, et mida kujutab endast see, et kui äkki vaadata kalale minna, et kui mingi olukord, kus kõpumajaka nii-öelda tuld ei näe. Ka selles osas saame teile kiire vastuse anda. Aga liigume edasi. Ja küsimused, kui teile sobib, siis küsime peale ettekande lõppu nii-öelda ja siis on piisavalt aega. Kas on hetkel mingit küsimusi? Kui ei, siis alustada. Tänaseks on siis paika pandud see asukoht. Nii nagu varasemalt me kõik teame, et see militaarobjekt ehk siis Kõpu kordon on olnud selle aastakümneid ja samal territooriumil oleme planeerinud siis ehitada juurde täiendava radariposti. Täna on Hiiumaal olemas 2 radariposti
Need on küll mereseireradarid, üks asub Kõpu poolsaarel ja teine asub Tahmas. Nüüd on täiendavalt tulemas juurde õhuseireradar, mis on planeeritud tehasest Kordoni alasse ja see toob kaasa enda selle, et täiendavalt on teatud muudatused õid ka Kõpu Kordoni vahetus läheduses oleva nii-öelda Telia-masti. Et Telia-masti me läheme täna keerama täpselt 21 kraadi selleks, et oleks võimalik see radar panna täpselt paika selliste punkti, kus oleks tagatud see Lääne-Eesti kõrgem punkt ja radar saaks teha oma tööd kõige efektiivsemalt. Siin on vaade linnulennult, pikalt ma peatub, näitab veel mõndas vaateid, pärast tuleme tagasi ja viimases otsas jõuame sinna, kus on vaade siis Kõpu majast. Vaade Kirdest, Agust, Edast. Olemasolev vaated ja näete praegu skiislahendust ja siin on välja toodud tegelikult ka nii-öelda hetkel olemasolev nii-öelda mast ehk siis mereseiremast ja siin taga te näete seda ristpilikut, et tegemist on vana Kõpu Kordoni hoonega, mis hetkel jääb alles, et seda meil ei ole plaanis nii-öelda lammutada. Nüüd on loodevaade. Ja nüüd just kaluritele ja ka kohalikele elanikele teadmiseks, kes nii-öelda meresõitjad meil on, et mis reaalne pilt vaatab vastu meret, juhul kui te jääte sinna nii-öelda viimasesse aega, et mis hetkel on nii-öelda Kõpu majaka meie mõistes siis tuli kadunud. Ehk siis orienteeruvalt 8 kilomeetri kaugusel tekib pime ala circa 400 meetrit, 30 kilomeetri kaugusel 1,5 kilomeetrit ja 50 kilomeetri kaugusel 2,4 kilomeetrit. See on see ala, kus laevateel tekib olukord, kui laev sõidab näiteks 50 kilomeetri kaugusel 10 sõlme tunnis, et circa 10 minutiks kaob tal nii-öelda Kõpu majakaga otsekontakt ära, et seda valgusvihti tal ei ole võimalik näha nii-öelda, kuna meie enda majakas kontaktvööndis nii-öelda katab selles ulatuses selle ära. Aga oleme rääkinud Transpordiametiga ja vastavate valdkonna inimestega sealt navigatsiooni osas ja nad ütlevad, et täna nad ei näe, et see oleks mingisugune probleem laevaliiklusele ja mereteele. Siin on nüüd konstruktsioonil osa, et millest hakkab konkreetselt see hoone koosnema. Ehk siis kõik nii-öelda patendid on planeeritud teha siis betoonist, kaasa arvatud loomulikult koorik ja loomulikult on siis teatud metalliosad on singitud teras nii-öelda ja läbi selle on siis lahendatud ära võimalikult lihtsalt, aga samas peamine oluline meie jaoks on see, et kogu elutsükli jooksul tuleks minimaalselt nii-öelda ressurssi panna nii-öelda väliskarbonite hooldusesse. Hiljem on võimalik seda slaidsuud teile jagada, sest praegu ma näen seda, et on välja suunitud ja veel teatud osad on kadunud. Et ma neid üle kordama ei hakka, aga hiljem on võimalik seda slaidsuud üle vaadata ja te näete täpselt ja saate tutvuda. Et ma üle nii-öelda kordama ei tahaks hakata neid. Ja see on nüüd vaade konkreetselt Kõpu tulelarist. Et kui te slaidsuud hiljem vaatate, siis te näete ka siin just majaka nii-öelda vaateplatvormi servi on just näha nii-öelda. Ja see on nüüd vaade, milles hakkab välja nägema siis reaalselt see pilt, kui me oleme Kõpu tulelarist üleval. See on lühidalt kõike skiiside kohta. Ja nüüd hea meelega hakkaksin vastama teile küsimustele. Et nagu eelnevalt juba mainisin, mis puudutab laevaliiklust suvel ja meie jaoks kõige põletavamal ajal tipphooaeg, kuna me oleme planeerinud järgmisel alustada maikuust. Aga reaalnes ka suurem ehitustegevus hakkab peale juulist ja juuli-august kindlasti on hästi kriitilised kuud. Siis selles osas on täna meil ehitada väga ilusti andnud ette tarnegraafiku, mida on meil siis koostöös teist laevadega juba täna pannud nii-öelda tabelisse ja väga täpselt vaatanud ära, mis kuulõikudel ja mis aegadel, mis nädalapäevadel, nädalavahetustel on võimalik neid vedusid teostada, millal mitte. Ja vastavalt sellele on esialgne graafik kokku pandud. Järgmise kuu alguses on plaanis kohtuda ministeeriumide tasandil ja vaadata ka seda osa sisse, et juhul kui on vaja tellida juurde täiendavaid vedusid, on need siis öisel perioodil, on need nädalapäevadel, õhtustel aegadel pandud lisareisid,
et kõik need osad saab nagu läbi käidud, et hea näide on näiteks augusti algus, 1. või 3. august, kus me teame, et Hiiumaa tipp nii-öelda külastus, siis sel ajal me oleme väga konkreetselt ette öelnud, et sel ajal mingit ehitustegevust nii-öelda selle koha pealt ei toimu, ehk me ei näeks laevaliikluses transpordivedusid. Et väga kindlad suunad on antud ette nii-öelda siis töövõitjale. Aga nüüd hea meelega ootaks teilt küsimusi. Jah, Agar, ole hea. Mis selle objekti tipukõrgus on maapinnast? Objekti tipukõrguseks on orienteeruvalt 108 meetrit merepinnast. Ehk me teame, et Kõpumajaga sisemerepinnast, kui ma ei eksi, on 103,6 meetrit. Maapinnast? Merepinnast. Maapinnast? Maapinnast on niimoodi, et see alumine betoonosa on circa 30 meetrit. Plus lisaks radoom sinna otsa, me jääme kuskil 45-46 meetri peal. No kõrgem kui Kõpumajaga. Täpselt nii, vastab tõele. Et me oleme kuskil circa 5 meetrit kõrgemal kui Kõpumajagas oma torniga. Jah, arvan proua. Mul on selline küsimus, et mina elan 300 meetrit põletatavast uuest radaritornist. Kui mõned aastad tagasi Kaitsevägi väitis, et selle 3 radariga, mis olemasolevad praegu on terve Eesti kaetud ja natukene rohkem, et kas Eesti pindala on suurenenud, kus on tulnud see 2 juurde tehtavat radarit, see vajadus. Ja teine küsimus siis selle kaeral on see, et aga kuidas ma tean, et see kiirgus ei mõju halvasti tervisele? Siinkohal ma annan kohe sõna Kaitseväele, et nad saaks täpselt valgustada ära, palju meil täna radareid on ja ka natuke põgusalt öelda, mis puudutab siis tervise poolt. Tere ka minu poolt, et alustaks tervise poole pealt. Täna olemuslik radar on see radar, mis siia Kõppu tuleb, on täna olemuslik Kelavere radar. Kõik Kelavere maakonna ja lähim paiknemised inimesed, ühtegi neist reaalselt tervisega kahjustus ei ole. Kõik uuringud on vastavalt läbi viidud, dokumenteeritud kõikidele Eestis olevate radaritega ja ainuke nii-öelda natukene ohtlik koht on hästi radari lähiümbruses, mis on 30 meetri kõrgusel ja seal, kus inimesed füüsiliselt radarit hooldavad, et sealt eemale radar on, õhuskirja radarid on täiesti ootud vahendid ja ei tekita inimestega elukeskkonnale mingil määral kahju. Tulles radakattus siis seoses kliimaeesmärkide ja tuulikutega ja teiste eesmärkidega alustasime radarite ümberpaigutamist circa 4 aastat tagasi. Sellega seoses tulevad uued radarid ja sellega seoses liigutame lõpuradari siia asuvad punkti. Ja siin on ka oluline see, mida see juurde annab, et jah, meil täna on väga hea radarkatte üle Eesti, üle territooriumid, aga meil on teatud kohad, kus võiks olla ja saab olla radarkatte tunduvalt parem. Me täna see radar konkreetselt selles asuvapunktis annab hästi palju juurde mereohutusele, mereseirele ja sellele, kui juhtub laevaõnnetus nende sama liiklusteedel, siis on võimalik näiteks ka madalalt lendavad helikoptereid suunata õigetesse kohtadesse ootult ja teist lennuliiklusse teemale suunata. Et meil on väga hea radarkatte, aga radarkatte saab alati olla parem, täpsem ja seal, kus päriselt vajame. Ma loodan, et see vastas neile küsimustele. Ja, okei, ma olen siin. Ja, et küsimus, kas see on suunatud spektriga töötav radar või on see 360 kraadi töötav? Antud radar on 360 kraadi ringi käitab kuni 10 pööret minutis, ehk siis ta käib ringi ratas ja sellega katab ära 360 kraadi. Mismoodi seda radarit kaitstakse? Sellele küsimusele me täna siin kahjuks või õnneks vastata ei saa, ei tohi. Aga see on aastaks esimese nõukogu jutt.
on see kindel, et see ikkagi mingi raketisüsteem kaitseb? Et ma omalt poolt tahaksin lisada endise sõjaväelasena, et see on väga õige märkus, millele te härra tähelepanu juhtisite praegu, et kas radar on kuidagi kaitstud, täpselt nii, meil on kõik asjad kaitstud. Tänases olukorras, kui me vaatame, mis toimub meist vähem kui 1000 kilomeetri kaugusel, siis ei ole ühtegi objekti täna, mis saaksin mõelda, et kas see on kaitstud või mitte kaitstud. Küsimus ei ole see, et kas see konkreetne uus radaripost on sihtmärk või on sihtmärgiks täna Hiiumaal olev mõni kool, mõni haigla, alajaam või linnavalitsuse peamaja. Et me ei saa täna öelda kuskil ühtegi teist kohta, kas ta on kaitstud või mitte. Sest paraku meie naaber ei vali vahendeid, kui tal on vaja tulla ja rünnata. Aga kahtlemata sellest, et me saame täna rääkida asjadest, millest me saame avatud rääkida, on asju, millest me kahjuks täna rääkida ei saa. Ja loomulikult, kui on teadmisvahetus olemas, see on põhjendatud vajadus, siis alati me saame teatud kaarte rohkem avada. Aga selle nimel igapäevaselt tehakse tööd, et meil oleks olemas lähima õhukaitse, pluss veel täiendavalt üleval kõik muu, mis puudutab õhuturvet ja muid asju. Ja see, nagu eelnevalt Kaitsevägi ütles teile juba, mis puudutas radaripositsioone, siis täna, mida rohkem neid on, seda parem on meie enda regiooni teadlikkus olukorrast ja Kaitseväel parem pilt ees. Seda hästi ilmestas ka eelnev pilt. Et kui me siit samast pildi pealt näeme, kas või see sama, et me täna ehitame enda uut radariposti kõrgumajaka ette, nii nagu eelnevalt härra Viidik ütles, et ta on ju kõrgem kui kõrgumajakas. Samamoodi me tekitame kontaktvööndi, kus mingid asjad jäävad nägemata. Mida rohkem radareid, seda rohkem pilgmine on ees. Ja kindlasti need tänased paigaldatud radarid ei jää Eesti territooriumil viimaseks. Mida rohkem on olukorra teadlikkus, seda paremini oleme asjadeks valmis. Ja ma küsin veel, et kuna ei ole olnud võimalust varasematel aruteludel osaleda, et puhtalt infoks, et kas ma saan õigesti aru, et see on nüüd see uut tüüpi radar, mis ühtlasi annab võimaluse rajada näiteks meretuuleparki ilma, et see hakkaks segama radariga seotud seiretegevusi? Vastan selle küsimuse natuke võib-olla teistmoodi, et jah, tegemist on hetkel olemasoleva kellapäris oleva radariga, aga see radar uuendatakse käesoleval aastal viimase tipptehnoloogia järgi ära ja ta on oma võimekuselt tulevased meretuulepargid selle radari tööd segama ei hakka ja ta näeb antud sektoris eriti suunaga Läänemeri väga hästi. Ja, ma võiks seda diskussiooni ka omavahel pidada, aga võib-olla saali huvitab, et kas see objekt ja sellega seonduv loob ka näiteks töökohti Hiiumaale, piirkonda, millist laadi, millise professiooniga inimesi sinna on vaja? See on täpselt nii, nagu me saame rääkida täna meist kõigest 70 kilomeetri kaugusel Muhu radaripostist. On teatud kaitseväelaste rühm, meeskond, kes on selle asjaga seotud. Täpselt kui palju neid on ja mis töökohti, kas konkreetselt hiilstada sisse toob, siis seda ma täna teile kahjuks öelda ei saa. Saan öelda seda, et see radaripost ei jää sinna üksi, et ta tuleb ka keegi sinna talle külje alla. Ma räägin siis kaitseväelastest, kes igapäevaselt opereerivad, tegutsevad, aga väga palju neid kaarte teile kahjuks avada ei saa. Saan öelda ka seda, et see ei pruugi jääda viimaseks objektiks Hiiumaale, militaarobjektiks, et ka neid võib lähitulevikus tulla siia veel juurde. Millised täpselt see näitab aeg ja sellest sõltub otsustest. Et kui te olete jälginud, kuidas riik on otsustanud investeerida täiendavalt riigikaitsesse, siis need objekte võib tulla saartele veel ja veel. Kas te lähiküladele teete siis mingi oma evakueerimisplaani? Ma arvan, et täna rääkida evakuatsioonist on siiralt vara. Loomulikult teatud kriisiplaanid on olemas, nii nagu on täna ka kohalik omavalitsus välja töötanud kriisiplaani, olgu selleks siis kas või Hiiumaa spordikeskus, kus vajadusel on vaja koguneda, tuua teatud distantsidelt inimesed ära, olgu selleks kas või teil talvisel ajal elektrikatkestused Kõpu poolsaarel, samamoodi on mingid kriisiplaanid olemas. Kahtlemata mingid plaanid on olemas. Kuidas need asjad ellu kutsutakse, see sõltub kohalikust omavalitsust ja Kaitseväe koostööst ja muudest osapooltest. Ja tema.
veel kohalikust vaatest, et selliste väga mahukad ehitusobjektid tähendavad ühtlasi seda, et saavad mõjutatud kohalikud teed, võib-olla kasutatakse kohalikku ressurssi, seda ma ei tea, et palun rääkige see asi ka natuke lahti, et kuidas, milliseid ressurssi soovitakse kasutada, võib-olla see on rohkem nagu ehitaja teema, mille ta esitas oma pakkumuses ilmselt. Aga oleks huvitav teada tegelikult, kuidas see toimub. Rääkides kohalikust ressursist ja töövõtja nii-öelda siis pakkumusest, siis täna on olukord selline, et loomulikult meie soov ja tahe oleks see, et maksimaalselt kasutatakse ära Hiiumaal olemasolevat nii-öelda siis tööjõudu, ka nii-öelda maavarasid, kui me räägime siin näiteks kruusast, killustikust ja nii edasi. Kahjuks killustikku meil lugegi killustikku siin kohapeal ei ole, et kindlasti on võimalik kasutada ära kohalikku kruusa. Me teame, et Kõpus samas kõrval on maard olemas, kust on võimalik siis ka teatud koguseid nii-öelda saada. Mis puudutab betooni, sest kui Hiiumaa suudaks täna tagada sellisel kujul, sellise kvaliteediga betooni, siis kahtlemata kindlasti ehitaja huvi oleks see, et kogu see nii-öelda raudbetoon, mida vaja on selle objekti ehitamiseks, tuleks koha pealt. Kui seda koha pealt ei ole võimalik saada, siis paraku me peame minema mandrile ja mandrit selle ära tooma. Aga loomulikult mingid ressursid peavad käiku. Nüüd tulles tagasi juurde tee juurde, siis konkreetselt see teelõik, mis hakkab ristma Kõpu tee ristist, kui ma räägin majakalt ülesse, see on circa 600-700 meetrit kuni majakani ja sealt edasi on teatud jooksvalt on mingid lõigud on erateed ja siis viimane osa on kaitseväe enda nii-öelda kinnistuslõik. Et kokku orienteeruvad circa kilomeetri. Kui sellest teelõigus toimuvad mingisugused nii-öelda ehitusperioodiga vältel, kui me oma raskeliiklusel seal peal oleme, mingid kahjustused, siis loomulikult see on meie kohustus see teelõik korda teha. Et kindlasti me seal ei veeda pead igale ega kuskil ära ei lähe ja ütle, et see on Maanteeameti rida. Et ka nii-öelda läänesektori juhiga Hannes Vaidlega oleme selle teemal rääkinud ja väga selge sisenda Maanteeametilt tulnud, et meie ülesanne seda teelõiku siis hoida hiljem ka korrastada. Kindlasti tuleb ehitaja poole pealt seda peale liikluskorraldusprojekt, mis kooskõlastatakse ära vallaga, kus pannakse paika täpselt, mis protseduuride reeglite asjadega hakkab toimuma kogu liiklus sel perioodil, kui me ehitustegevus käib. Antud lõigul. No lihtsalt, et siis, kes ei ole nii hästi kursis, et sadamast kuni Kõpu majakani on terves ulatuses riigi maantee ju. Et justkui oleks nagu valla asi või kohalik asi, aga teisest küljest on see ikka ju meeletu koormus. Ma kujutan ette, et kui arvestada betooni, vajamineva betooni kantmeetrit, nii-öelda masinühikutesse, siis ma arvan, et ma väga ei eksi, aga seal võib mingisugune, ma ei tea, 1000 masinat liikuda trammilt Kõppu, mis on väga pikk tee ja mis on väga suur koormus. Jah, et omalt poolt lisaks juurde. Konkreetne objekt on oma jalajälje kuskil 300 ruutmeetrit on aluspindaja ja circa 30 meetrit kõrge. Ehitatakse valmis sisemine osa on siis betoonelementidest. Loomulikult vundament, vahekorrused ja nii edasi tuleb valada. Need ühikud ei ole kordades nii suured, kui te praegu kirjasite. Nad on kordades väiksemad ja see tehakse väga optimaalse kuluga. Et ehitaja eesmärk on teha seda võimalikult optimaalselt ja sellises mahus kindlasti betoonivedu ei tule. Me oleme ka ise omalt poolt juba ette andnud koostöös siis teist laevadega, kus on väga selgelt öeldud ära, et reaalselt seal laeva peal nähakse üldjoontes maksimaalselt 5-6 betooniautot korraga, mis tulevad ja toovad betooni. Et seal ei ole niimoodi, et kogu see laev lüüakse täis siis maksimaalse tonaasiga, kui see näiteks on 500 tonni on lubatud kogus laevale, siis me ei pane seda kindlasti peale 10-12 masinat, ilma et siis oleks arvestanud kohalike elanikega või turistidega. Et me reaalselt peame 5-6 masinat korraga üle Hiiumaale. Sellist Olondi kindlasti ei teinud ja kui on eriveod, siis loomulikult olen nagu eelnevalt tähelepanu juhtinud, et me teeme eriveod ja tähendab seda, et me öisel ajal veame siis betoonelemente Kõpu poolsaarel. Ja minu eesmärk ei ole mitte kritiseerida üldse, vaid maalida või luua realistlik pilt, et mis see olukord saab olema. Et see on väga mahukas suur objekt. Hiiumaa kontekstis
sadamat ei ole, mis tähendab seda, et igasugune laevatransport väljaspool Heltermaa sadamat ei ole võimalik, mis omakorda tähendab seda, et kogu see pikk trass Heltermaa sadamast kuni Kõpu majatleni on veoteekond, kõikide vedude teekond. Et sellel on väga selge mõju ja mitte võib-olla isegi niivõrd keskkonnamõju, kuivõrd mõju teekatetele ja sellega seonduvale. Kahtlemata on teiega täiesti nõus ja eesmärk igal juhul, kui see on tingitud meie tegudest, et ühes või teises kohas saab teekatte kahjustada, siis me kindlasti sellest räägime, aga täna me oleme võtnud erivaatusele konkreetselt selle viimase lõigul, kus me teame, et see pinnaskate ei pruugi vastu pidada sellistele koormustele. Et me räägime konkreetselt sealt Kõpu ristma teelistist kuni üles kuni meie objektini. Ehk siis circa kilomeetrisest lõigust. Mis puutub riigimaanteed, loomulikult meil siis tuleb täiendavalt sel teemal rääkida riigi esindajaga, kes antud valdkonnast vastutab. Infoks lihtsalt küsin enda harimiseks, et loodetavasti on teil olnud kogu protsessis sellised kolmepoolsed konsultatsioonid ja läbirääkimised, kus on siis teie riik oma institutsioonidega, näiteks Maantee- või Transpordiametiga ja kohalik omavalitsus. Et nüüd see kohaliku omavalitsuse vaade, kas on esitatud mingisuguseid nõudmisi, tingimusi, soove, soovitusi kogu selle objekti loomise osas? Täna antud osas me ei ole eraldi peatükki avanud selles osas, mis puutub riigimaanteid ja kuidas sellele läheneda. Aga loomulikult, kui see on vaja lauale tuua, siis kahtlemata need osapooled tuuakse kokku. Hea näide on sellest samast kohaliku omavalitsuse tegevusest juba paar kuud varem, kus juhiti tähelepanu sellele, et kindlasti palun arvestage sellega, mis puudutab laevaliiklust ja suvist perioodi. Et palun, seal oli ka neljapoolne osapool kohtumine, kus oli kohalik omavalitsus, eest laevad, töövõtja ja siis tellija esindaja ehk siis Riigikaitseinvesteeringute Keskus. Et kindlasti loomulikult, kui praegu on näha seda, et sellele on vaja tähelepanu juhtida, siis olen täiesti nõus sellega, et istume maha ja käime edasi üle. Kas sellest sissejuhatusest ma sain aru, mis sa rääkisid, et see on täiendavaid mingisuguseid trassi, kaablitrassi, kaevetöid ei saa olema? Täiendus saab meie jaoks olema nii palju, et täna olemasoleva alaja meie vajadust ei kata. Me soovime seda saada circa 600 pluss amprit uut alajaama, mis tähendab, et koha peal on vaja olemasolev alajaam välja vahetada. Kas ta toob kaasa nüüd kogu selle elektrivõrgu edasiarenduse, seda peab küsimus Elektrilevi käest täpselt. Aga hetkel on öeldud meile, et meil selle võimsuse on võimalik kätte saada, mida me vajame. Et teil on see teadmine, et see täiendav võimsus alajaama tasandil on võimalik olemasolevate kaablitrassidega? Täna hetkel on see teada, aga samas ma näen ka seda, et kõik täiendavad vajadused, mis tekivad meil peaks tulevikus, lähitulevikus siis võtma selle suures perspektiivis selle pildi ette, et kogu Hiiumaa teatud lõigud vajavad täiendavast tuge. Ehk ma arvan, vastupidi, siitistele on kasulik, kui see tuleb täiendavaid võimsusi juurde, et läbi selle siis areneb ka kogu meie Hiiumaa enda elektritaristu. Ma tahtsingi tegelikult sinna jõuda, et on väga sümpaatne see koostöökoht, mis puudutab lisaks oma vajaduste rahuldamisele ka täiendavate võimaluste loomis kohaliku piirkonnale kasvõi näiteks, et see on tegelikult hästi oluline. Igati seda meelt. Jah. See ehitusaeg on kui käis ehitusaeg. Ehitusajal kordan üle, et nagu eelnevalt olen esimesel slaidil näinud, on planeeritud siis alates maikuust kuni järgmise aasta maikuuni. Ehk siis hiljemalt 2026 mai lõpp peab olema see objekt valmis. Et eelnevate töödega alustame siin loodetavasti mai teises pooles, kus eesmärk number 1 on siis kõigepealt enda sala ettevalmistada, see teeb seda eeltöid, mis puudutab seal vahetult kinnistu külje all olevat telija kinnistut, kus on siis telija mast peal.
aga kuna need mastivandid on kunagi varasemalt pandud siis meie nii-öelda kinnistule, siis need on vaja natukene nihutada selleks, et me saaksime panna konkreetselt sinna kinnistule selle objekti, mis vajab näiteks circa 300 kudust alust. Ja sealt edasi siis juba juuni, kui on käes nende TTJA-ga, saad kätte ehitusload ja muud tegevused, alustame siis. Et praegu hetkel meil on load käes juba lammutuseks, selle lammutuseks kinnistul on siis 2 vanad keldrit teada, mis me plaanime ära lammutada, et saaksime oma ehitustegevust alustada. Aga hetkel ootame siis konkreetselt ehitusloa nende kooskõlastud TTJA-d. Rääkisite nendest tulevatest objektidest sellele radarile lisaks, millised võiks need siis olla? Täna kahjuks nendest rääkida ei saa, et neid otsuseid teevad, kui suures pildis rääkida, kuidas see välja näeb, siis Riigikaitseinvesteeringute Keskus viib ellu siis kaitseväe vajadusel. Mida kaitsevägi planeerib, annab oma sisendid vastavalt nende põhjal, siis on valmis siis Riigikaitseinvesteeringute Keskus neid taristu objekte ellu viima. Täna lähiaegadel need otsused tulevad ja siis sealt tingituna, kas nad analüüsil toetavad seda või mitte, tulevad ka need tegevused järgmised. Aga täna on lihtsalt nii palju saan avada jah, et on planeeritud saatel, et me ei räägi ainult Hiiumaast, et ka teisi saada. Veidi detail ja praktiline küsimus puhtalt, et selle kinnistu vahetusläheduses on üks erakinnistu. Et kuidas te eraomanikuga, kas olete juba käitunud, legaalselt käituda, et kas on tagasiost või midagi muud? Sest tema, esiteks ehitusajal on tema häiring kõige suurem ja teiseks, nii nagu jutt oli, mis puudutab ka hilisemat radari mõju, et siis lähipiirkonnas on see kõige suurem. Ma palun siia nüüd taristu koordinaatori, kes saab täiendavalt vastata küsimustele, mis puudutab lähimaid kinnistuid ja hetkel olemasolu asja. Iga selle inimesega, kellel maa ümberringi on, seal on tõesti 2 majapidamist ja 2 ka eramaad, kus hoonet peal ei ole. Suhtleme nendega otse ja nendega eraldi kokku, mis neid mõjutab ja kuidas saame midagi paremaks teha. Avalikus ruumis ei ava täpsemalt detaile, mis kaasas on. Käitud ikka väärikalt nende suhtes. Ma loodan, mitte ei tuleks niisugust nursipalu jauramist. Eesmärk, nagu eelnevalt olen ka öelnud, eeldan seda, et hiidlastega kaasa ise olen hiidlane, et me saame mõistlikult läbi ja me leiame kõige optimaalsemad lahendused. Nii et kõik osapooled on sellega rahul. Päeva lõpuks tunneme kõik, et on selline 50-51% nii-öelda. Et kindlasti me leiame need lahendused, et kohalikud, kes on vahetushääsuses, nad saaksid need asjad, mida nad on meie käest on küsinud. Kas täpselt sellisel kujul, aga see on palju rääkinud. Tere kõigile, mina olen Raivo ja mina olen siis Hiiumaal 25 aastat nüüd mereseire radareid kordanud ja sellega tegeleb nüüd enam mitte. Aastad on juba nii palju. Ja radar on umbes selline asi, kes ei tea, kelle on mikrolaine ahi, enam kõigil. Radar töötab umbes taolises sagedus. Mida uuemad, seda kõrgemas sageduses, aga mõju on sarnane. Nüüd, kui me jääme selle kiire mõjust allapoole näiteks, siis ta meile ei mõju. Mingit mõju ei tekita. Mereseire radarid keeratakse kiiresti kokku, ta on hästi peenike, ta ei mõjuta. Õhuseire radaris tuleb tõmmata see sektor nüüd laiali, eks ole. Aga nüüd minu üks küsimus on see, et kui ta vaatab ka madallennu aparaate, siis kiir peab olema suht horisontaalne. Ja sellele kõrgusele tema vastu jääb kõpumajakas. Ja nüüd need inimesed, kes lähevad sinna üles, on põhimõtteliselt selle kiire ees. Nad on ühel kõrgused. Kui ta vaatab nüüd merepinnale, põhimõtteliselt ta vaatab, eks ole nii, ja vaatab merepinnale, siis need inimesed, kes on seal üleval ja lähevad ümbrust uudistama, siis on oht, et nad jäävad sinna kiire sisse või siis ei ole seda ohtu. Nagu te ise ka mainisite, olete ka ise selles spetsialist, et
siin sõltub nüüd distantsist, et kõpumajakas on piisavalt kaugel, et see kiir ei kahjusta. Ja sama nagu Mikrolane ahjuga, hästi lähedal vastu antennigruppi on ta inimesele elutegevus ohtlik. Kui oled hästi lähedal antennile, me räägime meetritest, kõpumajakas on väga kaugel, võttes sellest, mis on ohtlik piirkond sellele tegevusele. Te ütlesite 700 meetrit, kas see on juba piisav vahemaa, et ei mõjutaks? Absoluutselt. Kõpumajakas ei ole 700. Ma ütlesin lähimeetrit sellest radari antennigrupist, me räägime meetritest, mitte sadadest meetritest, vaid reaalselt selle väiksemast, kui selle saali distants on. Selles distantsis otseselt antenni lähedal ta mõjutab inimest, samamoodi nagu Mikrolane ahi, mõjutab ja teeb toidu soojaks. Ehk siis see efekt, mis sellele tekib hästi lähedal, on sama nagu Mikrolane ahis, et toit läheb soojaks ja inimkeha läheb soojaks. Aga sellest nii-öelda tulles kaugemale meetritest, siis seda efekti enam ei tule sellest, et seda nii-öelda sagedustihedust ei ole enam nii suurt ja see hajub laiali ja ta ei ole enam ohtlik. Omalt poolt on siis lisada, et Major Pärnik kõige kohaselt rääkis sellest, et kui me oleksime vahetult seal samas radoomi küljel, kus on hetkel näidatud ära see rõdupiire või siis radoomi all konkreetselt selle töötava seadme juures. Et kunagi ühtegi otsustegevust ei tehta töötava seadme juures, see seadme alati seisab nii-öelda, selleks on meil kindlalt nii-öelda protseduurid ja reeglid. Kui te seda piiret vaatate, siis me ise hakkame seal piireti peal käima ja see on see koht, kus ka meie naudime ilusat Hiiumaa vaadet on seal piirde ääres, ehk siis kohe vahetusläheduses ja seal ei ole ausalt olnud. Kas on mingid küsimusega Valga poolt veel, millal me ei ole vastanud äkki siin? Vabandan ette, et meil see etteteatamisaeg oli maru lühike. Vähem kui nädal põhimõtteliselt sellest hetkest me andsime teada, et me tahame tulla teie juurde ja teid kohtuda. Aga et kas on Valgale tulnud varasemalt küsimusi, mis ei ole täna läbi käinud või muutunud? Et oskad seda teha? Erateedis jäävad enne seda kinnistust. Kas nende omanikega on kokkulepped saadud? Nende omanikega hetkel konkreetselt me räägime ühest kinnistust, kui ma eksin. Me räägime ühest konkreetsest kinnistust ja temaga hetkel meil läbirääkimised käivad, et kuidas täpselt näeme. Et kuidas see hakkab välja nägema, et kas on vaja mingit teelõiku siis nihutada kinnistu piirile ja nii edasi, et need kokkulepped asjad ei ole veel sõlmitud, aga me oleme ka laualega ja otsime seda parimat lahendust. Sest eesmärk on võimalikult vähega tulevikus segada seda samat kinnistu omanikku. Ja teha, kas seal mis iganes erinevad variandid on, kas tolmuvabaks kogu see teelõik, me seal suvel ei tolmutaks ja nii edasi. Tahtsin anda lõpuks ühe soovituse, et andke kohalikule koopile ka märku, et nad suurendaks kõpu suvepoe sortimenti ja tihendaks kaubavedu. Just, et see on väga hea märkus. Samas ise siin omalt poolt saaks ka soovitada Hiiumaa turismiettevõtted, et teil on viimane aeg töövõtjale märku anda sellest, et te olete huvitatud nendest töötajatest, kes seal tööle hakkavad. Et te saate üsna pikaks ajaks endale siis ka üle talve majandust pakkuda. Hetkel me ise sinna ei konkureeri, meil on olemas see kõpukorda, kuhu meil oleks võimalik kõik saal panna, aga puht sportlikust huvist saan teile öelda, et sellist huvi meil ei ole, et me hakkame sinna töövõtjaid ja altevõitjad majutama. Kõige suurem mure on siiski praamiliiklus, kaubavedu, et suvi on teenusettevõtjatele see koht, kus me teenime raha, et talvi üle elada. Nii transpordiettevõtted, teenussektor, majutus. Et siin tõesti palun koos teeslaevadega siis
võimalikult vähe häirida siis meie turismisuve, just juuli ja august. Et edaspidi läheb juba lihtsamaks. Kindlasti seda teeme ja seoses sellega on tegelikult täna palunud siia Monika Terase, kes esindab TS Laeva Hiiumaa poole pealt ja kes on väga aktiivselt seal sees. Et hetkel jälgida, et kõik need asjad, mis on just Hiiumaa tippsündmused, teie enda logistika poole ja nii edasi. Et me oleksime konkreetselt, kui me võtame lahti nädalani anda siis veograafiku raam.ee-s, et siis nende konkreetsetel päevadel, kellaaegadel, kus on võimalik, me teame, et see graafikus on tegelikult laevvaba nii-öelda, et sinna on võimalik liinimeetrit peale panna, siis ka neid laeva maksimaalselt ära kasutaksime. Et me ei tuleks teie konkureerima sinna tipptunni aegadesse, kus teie enda rasked vedust korraldate. Kui rohkem küsimusi ei ole, siis mina tänan teid, et leidsite aega, rõõm on näha, et meid on tänasel rohkem kui 30 inimest ja loodan, et te viite selle sõnumi edasi ka teistele kiitlastele, kes tänasel kohal ei saanud kahjuks olla või tahtsid üle veebi osaleda, aga siiralt loodan, et ka see veebi salvestus saab siis lähiajal ülesse ja sealt on vajalik informatsioon kõigile osapooltele siis kätte saada. Aitäh teile ja väikeste täna tutipiduni, et toetage tudengid, mis on tulevased tudengid.